tere õhtust. Ja nagu te pealkirjast näete, siis praegu, täna siin, nüüd, kohe hakkan siis tegema lõhepastat ja toimus väike plaanimuudatus ja ma nagu eile, kes mu Instagrami vaatas, siis eile minu 2 toidukorda olid siis minu enda kohupiimakook ja päris viimane toidukord oli siis porgandikook, aga selle ma jätan endale homseks või siis, ma ei tea, söön võib-olla õhtul mingi osa siit ära. Aga ma teen hoopis lõhepastat ja miks ma seda teen? Väga lihtsal põhjusel, sellepärast et mul juhuslikult, ma leidsin kaks huvitavat asja mu külmkapist, et ma tegin siin Foodmoodist tellimuse ja siis mul tuli nii palju kraami, kes tahab vaadata seda, see oli esmaspäevane video, saate minna natukene allapoole siin kerida hiljem ja vaadata ja ma leidsin sügavkülmast, et mul oli küpsetatud lõhet, oli pakis, mingisugune 150 grammi umbes on siin ja siis ma leidsin, ma arvasin, et mul ei ole seda enam, aga siis ma leidsin selle farmi toorjuustu, köögitoorjuustu ja vaatasin, et pakk on lahtine, ma olen siit maitsnud ja ma tegin selle lahti, ma ei tea, mitu nädalat tagasi ja see lõhnab ikka väga hästi ja see on säilinud väga hästi ja ma ei imesta sellepärast, et lihtsalt lahtisel on nii kaua ilusti kõnest säilinud ja ma mõtlesin, et ma teen, ja siis ma leidsin veel sellise asja ka, et mul on siis tagliatelle on ka kodus olemas, et ma mõtlesin, ma teen üldsegi lõhepasta endale ja miks mitte siis näidata teile seda, kuidas teha äärmiselt lihtne lõhepasta. Nagu te näete, komponente on vähe, kes tahab, võib kasutada tuunikala ja mis need komponendid siis on. Ma panen sinna lõhet, siis ma panen toorjuustu, see on siis farmi köögitoorjuust ja tagliatell ja siis maitseained, neid te näete ka. Aga praegu on siis niimoodi, et mul vesi läks just keema, sinna sisse ma panen siis soola kõigepealt, soovitan kõigile, just läks blogi välja soola kohta, siin on siis poole vähem naatriumi, täpselt seesama asi, mis inimeste tervist lõhub, siin on seda vähevõitu, nii, paneme pisut soola, kõik on ikka mõnus soolane, aga lihtsalt see naatrium on asendatud teiste mineraalidega ja siis siit on selline mõnus tagliatell ja põmm, see läheb sinna sisse. Nüüd ma panen kella tööle ja 8 minuti pärast peaks olema see täiesti selline, et mulle juba maitseb. Ja nüüd ma panen sinna natukene sinna sibulat, sest ma arvan, et see sobib, kuigi ma ütlen teile ausalt, ma teen elus esimest korda lõhepastat. Oma teada, vähemalt ma ei mäleta küll, et ma seda varasemalt teinud olen, mul on igasugused teisi nii-öelda sellised pastalaadseid toite teinud, aga lõhepastat toorjuustuga, seda ma küll teinud pole oma teada, vähemalt mulle ei meenu. Kui kellelgi meenub, siis võite julgelt öelda. Ja muideks, kui kellelgi küsimusi on, siis olge head, pange need küsimused siia kirja, sellepärast, et mul on aega väga palju nagu meil kõigil praegu, eriti selle toiduga. Siin on nii vähe tegevusi, mis ma tegema pean ja ma võin teie küsimustele vastata näiteks või siis lihtsalt jälgige show'd, kuidas ma siin toimetan. Mida ma siis selle sibulaga teen, on see, et ilmselgelt koorisin ära ja lihtsalt lõikan siit sellised umbes nii paksud poolrattad siis. Ja need ma siis praen ennem ära, toores sibulat ilmselgelt ei pane ja sibul ja kala minu arust peaksid hästi kokku minema. Keegi tahab kindlasti siin mingit nalja teha, ma tean seda juba ja tõenäoliselt keegi teeb ka ja see on okei, sest tegelikult praegusel ajal, mida inimesed võib-olla osad inimesed ei saagi seda teha väga, sest on väga suured negatiivsed elumuudatused olnud, aga kui teil vähegi selles mõttes kannatab praeguses olukorras midagi lõbusat kuidagi leida, natuke nalja teha, siis ärge unustage seda ära, sellepärast et naer on terviseks. Nii, kas siin nüüd tahta keegi nalja teha? Aga nii, aga tegelikult nii lihtne see ongi, aga ma teen senikaua lihtsalt sellise asja endale,
et vaadake pastatoitudega ja selliste asjadega nagu ma alati soovitan, et sööge sinna salat ka kõrvale, sest kõik, mis sinna pastasse läheb, on ju, noh, lõhe peabki, noh, ei pea, aga on küpsetatud, aga tagliatelle, on ju, ega siin tegelikult mingit toitaineid kui selliseid pole, me räägime siin kohe mikrodest, on ju, siit saab oma vitamiine, mineraale ja nii edasi, on ju, siit saab ka, aga samas lähevad pannile, et saavad natuke kuuma, toitainete kvaliteet natukene langeb, on ju, aga võiks teha ühe värske salati ka sinna kõrvale ja ma arvan, et selle värske salati peaks panema eraldi taldriku peale, näiteks selle taldriku peale, et minu soovitus on jah see, et tehke alati, kui te teete pastat ja nagu toitumiskavas ka, et seal on hästi palju juur- ja köögivilju, on ju, salati kujul, ehk siis pange alati need ikkagi sinna juurde, on ju, ja see ei pea midagi keerulist olema, lihtsalt leidke selline mõnus maitsev tomat, mõnus maitsev kurk, on ju, või siis mingid muud taimed, mis sul endale maitsevad ja tee lihtsalt nende järgi, et see ei pea mingi keeruliseks seda asja ja nii lihtne see ongi, näe, panen siin 4 ratast kurki, siis tomatit natukene, jääsalatit natukene, on ju, ja kuna meil on selline pasta ikkagi selline natukene itaaliapärane toit, on ju, siis me paneme sinna ühe üllatusasja paneme ka, et üllatusasja paneme ka sinna peale tegelikult, on ju. Nii. Ja nagu te teate, siis mina soovitan alati jätta igasugused toidutükid võimaluse korral ikkagi pigem sellised suured, väga lihtsalt põhjusel, sellepärast et ma tahan, et need tuletavad mulle meelde seda, et ma pean korralikult läbi närima need tükid ja väga lihtsalt põhjusel, sest läbi närides me purustame toidus selle rakuseina, kus siis need kõik väärtuslikud toitained on sees ja siis me saame kätte need toitained, sest muidu keegi lihtsalt kubistab endale need alla, siis on veits jama. Nii, ja see on minu salat, mille ma söön siis, ma ei tea, tõenäoliselt peale seda ära. Kõigepealt ma teen valmis selle pasta, seda ma praegu sööma ei hakka, sest ma teen siin laivi, võib-olla teil tekivad küsimused. Ja ma panen siin näiteks balsamikot peale, hästi natukene, on ju. Nii, õige pisut, selline. No. Nii, kõik, rohkem ei pane. See on nüüd umbes veerand teelusikatäit, lihtsalt maitseks on ju, et kui teil balsamiko väga maitseb, palun ärge ujutage üle seda. Ja balsamiko on selles suhtes ka veel hea, kuna mulle tegelikult meeldib aega toidu kõrvale pokaal veini ka võtta, ainult 100 millilitrit, siis balsamiko puhul on see hea, et kui ma veini ei võta, siis see maitse ja veini võtan ainult maitse pärast, siis see balsamiko maitse teeb oma töö, on ju, ja näed, see on siis selline minu väikene kõrvalsalat. Välismaal öeldakse selle kohta side salad ja seda serveeritakse tegelikult pea igas toidukohas, nii et kui te kuskile sööma lähete ja seal juba iseenesest värsket ei ole, siis võtta salat kõrvale. Nii, aga lähme edasi. Ma arvan, et ma võin hakata nüüd vaikselt sibulat praadima, panni kuumaks, siis sibulad ma teen juba siin niimoodi natukene lahti omavahel, sest ma ei taha suuri tükke. Miks ma ei näita teile? Vaadake siin nurgas. Näed. Üks sibul on täiesti piisav. Ja kellel sibul ei maitse, võite selle välja jätta. Aga mina olen veendunud, et see sibul, kui ta mõnusa värvi peale saab, siis ta on väga-väga hea maitsega. Noh, ma olen veendunud, et ma tean seda. See on umbes nagu, et ma nagu leiutaksin seda just kui praegu. Ja siis ühe asja ma teen veel, et ma panen sinna siis soola, musta pipart, mul on siin jahvatajas sees on ju see, ja siis ma tahan sinna panna veel kindlasti, ma tahan panna sinna natukene kuivatatud tilli, värsket mul ei ole, kes tahab värsket kasutada, palub väga. Ja siis ma panen sidrunimahla ka natukene, et natukene selline ikkagi kala ja sidrun kogu see samas on seal sibul kõrval, siis on till kõrval, et ühesõnaga tuleks selline mõnus pasta. Ma ei tea, see pole küll väga itaaliapärane, aga sellest pole mitte midagi hullu, sellepärast, et ma ei ole Itaalias ja ma ei tahagi teha. Ja jumal tänatud, sellepärast, et seal on asi päris hull tegelikult. Nii, aga nüüd siis vaikselt läheme sellele lainele, et lendab siia peale sibul.
ja siis ma pean vendiga tööle panema. Nii. Ja teate, kuidas te saate kontrollida, et pann on piisavalt kuum. Külma panni peal pole mõtet asju panna, eriti liha või selliseid teisi asju, mis hakkavad panni külge kinni, on ju. Siis pange lihtsalt veetilk sinna ennem, kui see pann nii kuum on, et see vesi seal särisema hakkab ja mitte palju vett panna, on ju, sest kui te palju panete, see jahutab mingil määral ja hakkab pritsima, seda pole vaja näha. Ma panin seda ühe peale ja ma ei tea, kas siit näha on ja kohe, kui see pann piisavalt kuum on, siis võtan kuumust natukene maha. Nii, siin on piisavalt palju kuumust. Nüüd siis oliivõli. Selles mõttes, et ei pea pihustama, siin ei ole mingit salanippi ei ole, mulle lihtsalt meeldib seda teha. Kuidagi lihtsam, ei viitsi varada. Nii, sibul hakkas kohe ilusti kenasti särisema ja üks nipp, mis ma teile kõigile kokkadele annan, on see, et kõik asjad, mis me tegelikult panni peale paneme, mis me praeme, isegi kui ma paneksin siia mingid erinevatel hetkedel asju, kõik asjad tuleb eraldi läbi soolata. Nii, kõik. Ja mitte palju panna, sest lõppude lõpuks kõik see sool on ikkagi nagu ühes koos, aga lihtsalt, kui see sool haakub nüüd selle sibula külge, siis siit tuleb seda maitset natukene tugevamaks, sest tegelikult sool on maitse tugevdaja soolaste toitude puhul kui ka magusate toitude puhul ja sibula puhul täpselt sama lugu tegelikult. Ta lihtsalt tugevdab seda maitset. Nii, ja sibul las praeb. Nii, ja nüüd mul peaks olema tagliatell valmis. Seda me katsetame kohe. Kas ta ikka on? Sest ma võin öelda seda, et mulle ei maitse selline pool. Ma pean natuke veel laskma. Mingisugune 2 minutit näiteks. Nii. Ja sibulapoiss. Natukene veel värvi, kohe kui see valmis on. Ühe soovituse tahan veel anda. Kui te olete sellises olukorras, nagu mina kohe praegu olen siin, et mulle ei meeldi, kui need tagliatelled või spagetid, mis iganes liiga pikad on, siis võtke lihtsalt käärid, on ju, ja siit paned käärid poti põhja vastu, seda poti, see õrn kraapimine ei kahjusta ja ma lihtsalt lõikan need natukene väiksemaks, sest kui nad on kõik nagu ühest puntras, siis see võib serveerimisel küll nagu tore olla, aga minu jaoks on äärmiselt ebamugav neid süüa, kui nad niimoodi hästi pikad on. Nii. Ja nüüd, sibul on põhimõtteliselt valmis, võtame siit kuumuse kenasti maha. Rohkem pole vaja, näete siin mõnus selline värv on peale tulnud, rohkem ma ei taha, see on kõik väga hea, see teeb ainult sibulat paremaks. Nii, ja nüüd on siis aeg kurnata ära need poisid. Kindlasti mitte loputada, vaid et nad kokku ei kleepuks. Ma lasin sinna mingisugune 2 surtsu õli ja nüüd segan läbi nüüd oma vahel ja nüüd see õli takistab siis nendel kokku kleepumast. Sorry, et te seda ei näinud, aga pole hullu. Nii, ja nüüd järgmisena läheb siis lõhe panni peale. Sellele ma tahan natukene kuumanda. Õige pisut. Õige pisut. Nii, siin võib paar tükki sees. Ops. Nii, lõhe on kusjuures mul juba soolatud, siia ma lisama ei hakka soola. Nüüd siis
need. Ja siin mäletate, ma panin soola juba tegelikult vee sisse, ehk siis kõik on juba tegelikult soola saanud. Nüüd paneme kõik muud asjad ka. Järgmiseks siis tilli. Teeme suure augu lahti. Panen tilli. Selline eestipärane pasta. Siis musta pipat kindlasti. Näha ei ole, et siit midagi tuleb, aga uskuge mind tuleb. Väga mõnusalt, väga hästi. Kuumust võib veel natukene maha võtta. Nii, ja nüüd ma järgmiseks panen siis natukene seda sidrunimahla ka. Hästi natukene, siit jääb selline mõnus nekk tuleb juurde. Ja viimase asjana tuleb siis, üks hetk. Viimase asjana tuleb siis toorjuust. Nii. Ja ma paneksin algatuseks sellise, see on nüüd 50 grammi umbes. Ehk siis kõigest 100 kalorit. Nii. Ja nüüd see tuleb lihtsalt siin mõnusalt ära segada. Et ta selline mõnus koor. Kreem ja seaks. No, kuidas tundub väike lõhepasta? Mulle tundub päris hea. Millegipärast ma kuulnud, et keegi ütleks, et see hea tundub. Aga ma tean. Ja siis ma teen veel natukene, kui ma näen, et siin on sellised pikemad tükid, siis ma teen veel natukene need omavahel puruks. Nii, kõik. Ja ei olegi vaja ära uputada. Tavaliselt valatakse ikka seda koort ja kõike rammusat nagu ikka mõnuga siia, on ju. Aga näed, ma arvan, et sellest piisab täiesti, on ju. Mõnus selline kreemias. Nii, ja siin meil on mitte kuum. Oi, ma kõrvetsin enne, mõtle, kui panin läbidat. Nii, ja jällegi, ma ei ole väga... Mulle meeldib ilusti serveeritud toit, aga ma ei ole omadega nii kaugele jõudnud, et ma hooliksin, et ma ise seda ka väga kenasti teeksin. Siinkohal kindlasti Joel tahaks midagi öelda. Oja. Vot. Ja nii lihtne see oligi. Nii. Vaatame, kas keegi kirjutab ka midagi. Ei ole midagi. Keegi kirjutab midagi. Keegi tahab kirjutada nii, kus ma selle kahvli panin. Toorjuust. Farmid köögi. Jumala hea. Ja selline suur, see on mingi 400 grammi või? Jah, 400 grammi ja ma tegin selle mitu nädalat tagasi lahti. Ja see on ilusti mul külmkapis seisnud ja ikka ülimaitsev. Mingit probleemi ei ole. Mitte mingit probleemi ei ole. Nii, aga Kerli küsib, kas on gluteenivaba pasta. Ei, see ei ole gluteenivaba pasta. See pole gluteenivaba pasta absoluutselt. Nii, teeme siis maitsetesti. Minu esimene lõhepasta. Ja kes siis lõpus ühines selle showga, siis ma ütlen teile ära, mis siin sees on. Siin mul on siis munaga tagliatelle. Muna oli sinna juba eelnevalt sisse pandud. See on selline päris kõrge valgusisaldusega. Siis ma raadisin siia sisse sibulat. Ma panin siia küpsetatud lõhet. Siis ma panin tilli, soola, sidrunimahla, kes tahab paneb värsket sidrunit. Mina panin siis nii-öelda seda pudelikesest. Ja musta pipart panin ja kui ma nüüd midagi ära ei unustan, muidugi toorjuustu panin ka. Ja kui ma nüüd midagi ära ei unustan, siis see peakski olema. Ja see on minu väikene salat siin kõrval. Tomat, kurk, jääsalat ja balsamico. Kõik.
nii, see on nii kuum, ma tead, ma ei taha, mulle ei meeldi niimoodi kuuma toitu väga süüa seega. Peab teil. Ma saan natukene veel chillida. Siin keegi kirjutas midagi. Tundub väga maitsev, ainult ma oleks kurgi enne salatisse tükeldamist ära pesnud. Jaa, selles suhtes on sul õigus, et oleks võinud seda teha, aga mul on, ei ole inimesed nagu selles mõttes ideaalsed, on ju. Et mul on niimoodi, et kui ta on juba kile sees, siis ma kuidagi, ma ei tea, mõnikord pesen, mõnikord ei pese, nagu sellest oleneb. Nii, aga üldiselt tasub muidugi pesta. Nii, aga teeme ära selle maitsetesti. Mis siin ikka? Ma tahaksin mõnusat lõhet kindlasti ja ma tahaks, et sibulat oleks ka. Mu esimene lõhepasta. Üldiselt ma endale pettumust valmistanud pole, siis ma usun, et ka seda ei juhtu. Nii, ja vaadake, kui mugav on seda praegu süüa. Selles mõttes kujuta ette, nüüd need oleks nagu mingisugused 20 sentimeetrised, on ju. Ma arvan, et see kääride nipp, kui keegi ei tea, millest ma räägin, siis see kääride nipp kindlasti vaadake järgi, et need 20 sentimeetrised makaronid, ütleme siis niimoodi, oleks äärmiselt ebamugavad, kui ma siin sööma peaks hakkama, lüristaks ja peaks lutsutama neid ja mida iganes, on ju, kui praegu ma saan võtta lihtsalt täiesti tavalise kahvlitäie ja lihtsalt amsata. Nii et ma loodan, et see läheb hästi. Super. Väga maitsev. Aga ma nüüd jäängi siin sööma seda siis ja nägite ise on väga lihtne. Pange siis enda lemmikkala, minu pärast kas või tuunikalapasta, kindlasti ka väga maitsev. Ja toorjuust, sest see on natukene vähem kaloreid, aga samas natuke rohkem maitset, et ei pea veel eraldi juustu panna vahukoort ja siis veel juustu peale, et läheb liiga rammuseks kogu see värk on ja natukene soola igale asjale, väike salat kõrvale ja kõik on hästi, polegi see karantiini asi nii hull siis. Ja soovin teile ilusat nädalavahetuse jätku, nädalavahetus vist hakkas, kuigi iga päev on põhimõtteliselt nagu nädalavahetus. Aga oleme positiivsed ja saame hakkama. Teeme ära selle asja. Võt, aga see juba jahtub ja ma nüüd söön siis. Tšau.